tere Kadri, kas sa saaksid tutvustada ennast? Ettevõtja, investor, põhiliselt tegelen mitme erineva äriga. Jah, Andres Renovations, üks nendest äridest. Mm. Ja suur turunduse fänn. Miks sa alustasid minuga koostööd? Esiteks ma nägin Facebookis su reklaami, õigemini reklaami, mis sa tegid kliendile ja ma olin sellest esiteks see tabas muidugi õiget hetke, kui mul oli endal mingi vajadus remonditööle ja see oli nii hästi üles ehitatud nagu see, kuidas ta ära konksutas ja mis järelküsimused tulid ja mis SMS-id tulid ja mõtlesin, et vau, et see ettevõte nagu teab, kuidas reklaami teha. Me ei olnud seda varem näinud ka sellise stiiliga ja siis põhimõtteliselt ma kohe küsisin, et kes teeb reklaami sellele ettevõttele, sest see lihtsalt eristus nagu nii palju, mis praegu on Facebookis liigub. Okay. Mis selle koostöö eesmärk sinu jaoks nagu siis oli? Sinuga konkreetselt siis ikkagi enda ettevõtte müüki suurendada, sest tollel hetkel ma tegin ise turundust ja müüki. Oligi see, et tööd oli siis, kui ma müüki tegin ja kui mul ei olnud aega müüki teha, siis lihtsalt tööd ja liide ei olnud. Ja kuna mul on enne ka mingi 10-15 aastat turunduses kogemust ja ma tean, kui hästi tegelikult reklaamid toimivad, olenevad muidugi hästi tootest. See aitab ikkagi müügis palju kaasa. Ja mis mulle nagu väga meeldib sinu juures on see, et sul on spetsialiseerumine ehk siis fookus ongi ehitusettevõtetel. Et ülivähe on tegelikult turundajaid, kes ütlevad, et nendel on mingi fookus. Nad ütlevad, et ma teen kõigile, ma oskan kõike, aga see ei ole usutav, et sa kõike oskad, sa ei saa tunda igat valdkonda. Ja kui on inimene, kes ütleb, et ma teen ainult nendele ettevõtetele ja ma olen teinud ehitusse ja muidugi ma näen ka reklaamide pealt, mis jooksevad, see on üli suur tugevus, sest ma ei pea seletama sulle, mis on ehitus, mis kliendil vaja on, ma ei tea, mingid üldise asju toodete kohta, tegelikult ei ole vaja. Et see on väga suur tugevus. Jah, sest ehituses on ka nagu natuke oma keel või selline släng, mingid ehitusterminid, nii nagu igas nišis on peamiselt. No, täpselt, et kui sa hakkad reklaamteksti ka tegema ja lased selle, ma ei tea, kas veel AI-l teha, ta ei tea neid termineid või neid slänge, mida inimesed kasutavad, ja siis ongi see, et siis sa pead veel turundajale pärast seletama ka, päeva lõpuks sa pead ise reklaamid ära tegema, sellepärast, et turundaja ei tea, ta oskab tehniliselt poolt, aga tegelikult seda äri või selle valdkonna termineid ei tea, sellepärast on ülihea see fokusseerimine. Okay. Kas te olete varem ka midagi proovinud enne seda? Ja, sellepärast enne ma tegingi ise, koduleht oli olemas, Facebooki leht oli olemas, ise tegin aktiivselt Facebooki gruppides, kommenteerisin, jagasin, vastasin, see on läbi aastate toiminud, aga see vajab su aega ja kui sul aega ei ole, siis on päris keeruline. Hange muidugi helistab mulle kogu aeg, et pane ja osta reklaami, tule meie lehele, ei ole veel seda teinud ja otseposti reklaami ka tegime. Otseposti ka? Okay. Ja, et flykud siis erinevatesse kohtadesse. Ja läbi tutvuste tuli teil enamus tööd ikkagi, eks ju, enne siis? Ja, muidugi. Et see on esimesed läbi tutvuste ja nüüd juba ka läbi soovituste. Okay. Aga kui sa tahad külma kliendini jõuda, siis ma arvan, et reklaam toimib väga hästi. Esimesed 6 nädalat. Mis sul olid, kuidas sellega üldist rahule jäid? Ma jäin rahule, et see hakkas ikkagi päris kiiresti toimima. Muidugi mul on varem kogemus olnud, ma tean, mis see tsükkel seal on. Mis mind nagu väga üllatus oli see, et kui me tegime 2 nädalat pausi, siis selle 2 nädala jooksul mul ei olnud mitte ühtegi liidi põhimõtteliselt vahepeal, orgaaniliselt ei olnud mitte midagi, mis olid orgaanilised postitused ja mingid muud asjad, aga tegelikult oli täiesti nulliring. Ja kui me panime tagasi, ma mingi õhtul vist kirjutasin veel, et kuule, paneme reklaamid jälle jooksma, siis põhimõtteliselt, ma ei tea, poole tunni pärast olid juba uued liidid peal. Ja siis mõtlesin, et kuidas see võimalik on, et see nii kiiresti toimib. Aga toimib ja ongi see, et pärast seda me jälle, ma ei ole pidanud viimast 6 aega enam ise müüki tegema, mis on lahe, sest ma saan siis teha päris tööd ja muid asju. Sina ise muidugi oled hüperkiire vastaja, et
et kindlasti kõik küsimused, asjad on saanud vastatud ja noh, sa oled muidugi hästi proaktiivne ka kogu aeg küsida, et mis veel on ja mida veel saaks teha, on ju, et see on äge, see on haruldane. aga see on äge. aga aitäh sulle, Kadri, ja jätkame koostööd.